piirituse vedamist ei käi. Nüüd on teine aeg, see on Kotsi aeg. Rauaaeg on vist läbi ja see vaseaeg. Kõrt on sellepärast, et Eestis enam pole seda. Aga nüüd on niisuga nali oli, et üks Hiiumaa mees käis siin või oli ta Muhumaa mees, ei ta ikka Muhumaa mees, ehitab piirivalvele laevu. Sa oled need kaatrid näinud, mis on seal Narvas ja mujal. Vaat see sama mees, aga see kaasaegne laevaehituskunst jääb oluliselt alla vanade piirituse vedajate paatidele. Ja on käinud siin, kui see tuli vett tehti, siis see rekvisiitor või filmidirektor rääkis mulle, et seal sinu kandis on olemas piirituse paat kusagil kuuris. Oled sa niisugust asja kuulnud? Mõtles see on võimalik, et Vene ajal jäi üks paat nüüd ripakele ja kuuri. Võib-olla täitsa kasutuskõlbmatu kusagil, mõnel vanal on kusagil, aga vaevalt see on. Ja aga see oligi see asi, et need piirituse paatidest on nüüd ütlema, kui see laevaehitajates ka, et pilte on vee peal, aga need olid glisseerivad paadid ja see vee all on osa ikka need inimesi huvitaks, eks ole, ta võib ka teist mädand olla. Aga et saaks sealt ka kaarejoonised ja midagi, me otsime seda jälgi nüüd, aga see oli isegi, mina nagu kuulsin, et see oli Eismarannas. On see niisugune võimalus, et seal Rutjal või Eismal või sa tead mehi, kes on piirituse vedamisega tegelenud, kes oleks seda paati näinud ja oskaks kirjeldada või midagi, mingisugust punkti anda, ega joonised niikuinii ei ole. Arvan, et on olemas selline. Ja see on Kundast, ta on vist praegust 92 vana või. Ja ta ise tegeles sellega. Sealt on sellised mahust otsi on seal Radionovi, Barabanovi, Madalik ja need. Sealt kunagi rääkisime jutus, et sai käidud sealt lasti Toomas ära. Aga oli tal kiirpaati, ei tea või? No arvata võib. See oleks juba huvitav, kui see mingisuguse jälje peale. Ja kujuta ette, nüüd on kaasaja nüüd on piirivalve kartut teha, eks ole. Piiritusvedajad on alati eest ära läinud, eks ole. Või ei tea, mina ei ole neid paate muidugi näinud, aga ma olen pealt näinud, eks nad nägid päris ehtsad või elegantsed välja. Kuritegus on alati olnud 2 sammu ees. No ja nüüd on ka poistel ikka mersud vähemalt, eks ole. Ikka jah. Ei, see oleks huvitav, kui sa on tõesti tead ja sa võid eelnevalt selle mehega saad teda Rutjamees või? Ei ole, see on Kundast, ta elab Luntavas, mis ta nime? Viitpom Paul vist on ta nimi. Viitpom. Ja midagi sarnast, jah. Ja ta on 92 aastat vana. Või see papi, kes mul vana Pootsmaal käis, tegi neid vendreid ja seal köietööd, see oli 90 aastane vana. Ta oli ka Saaremaa mees, on nii energiline, et kui ikka hakkas söötama, siis käed käisid nagu itaallasel kahele poolele. Energiline. Ei, see piiritusvedamise aeg on, nüüd on ta juba romantiline, omal ajal oli tead. No muidugi ka praegust need väikese paadiga keegi vedama hakkab, sellepärast, et need kogusid enam ei rahuta. Nüüd suured sulid ja suurte laevadega. Suured laevad, suured konteinerid. Jah, ega see. Need teed on teistmoodi, need ajad enam tagasi ei tule, ei seda ka teist, aga väikest kiiret paati on ikkagi vaja ja ajalooliselt oleks ka huvitav ja kus need paadid üldse ehitatud ja oli need siis Soomest toodud või oli Eestis ehitatud? Mina seda kahte ei tea, aga ma ei tea. No meil Karapõl üks mees teeb paati ja see arvata võib, et on ka midagi sarnast, sest ta on väga niisugune voolujooneline ja kui kasutada tugevat mootorit, küllap ta läheb klissi ka. Vanem mees või? Espergrail, võib-olla tead. Ta on praegust on vist 82 vana. Siis on ikka ta vanu paati näinud? Ja, ta on, siin oli, tema õppis siin ühelt mehelt, kes see oli ka siitpoolt kusagelt pärit, nii et on läinud niimoodi põlvest põlve edasi ja täitsa niisugused ökonoomsed paadid. Siin oli see, et need kiired paadid ju läksid ja kõik paadid, mis kandsid, läksid ju läände siit, eks ole, siit ei saanudki midagi siia jääda ja kui need Soome ja Rootsi need paadid tagasi anti Venemaale, Käsmus oli siin Kordoni jõue peal, need saeti pooleks ja põletati ära. Nii et ega see on ime, kui mingi paat on veel Vene ajast järgi jäänud, see on, ma ei tea, lausa ime. See oli nii fantastiline, et ma ei hakanud isegi otsima seda paati. Aga mida seal nägi ja mis asi see võis olla, aga eks me selle nooriku otsime veel ülesse ka, võib-olla. Võib-olla Eismas ehk kellegil kogemata kusagil on jäänud.
kaugema, mitte päris mere ääres, aga võib-olla maa sees, jah. See võib olla tõesti. Sellepärast, et ranna ääres kõik, mis olid, isegi need lameda põhjalised jõepaadid, need saati ka kõik pooleks. Jah, minu meelest ka. Ta ütles nüüd, et lennuväli on kas koolis kuskil. See on jah, lennuväli on ju Rutt ja. No. Ega mujal ei ole lennuvälja või? Ei ole. Seal ma tunnen kõiki. Seda mõtlesin, saan sinu käest paras küsida. Mul ei tulnud meelde, et see oli lennuvälja. Peab küsima võib-olla vanade meeste käest keegi, kunagi mäletab. Sa küsi seda asja. Siin oli räägi, üks tüdruk oli rääkinud, koolitüdruk oli sellele, ta oli purjetusteener, see poiss oli Rakveres. Ja temal oli keegi kunagi rääkinud, õige temal ka vaja ei läinud selle ajal. Aga noh, jah. Ja võimalikult kusagil on, aga... Piiritusajad tagasi ei tule, aga kiiresõiduajad ehk tulevad alles. Eesti rannik on ju paatidest tühi selles mõttes, jah. Ja ega need välismaa paadid, mis tuuakse Ameerikast või ükskõik kusagil Euroopa riikidest, ja need ei ole jälle Soome lahe paadid. Eks see Soome laht on jälle teine ja... Plastikpaadid siin ei õigusta ennast. No tundub, jah. Väga kivine rand ja üksikud kivid ja... Ma oma poistega ka siin purjetusega on. No, oleks vaja ikka puupaat, mida poistid paned peale ja nad sõidavad ju mööda kive. Üks pauk maksab mitu tuhat. Kui sellel laser maksab 15 000, noh, tuleb mööda kive külg maas ja ongi kõik. Selles mõttes on, jah. Et otsime seda jälge, võib-olla läheb õnneks, ei tea. Aga see paadimeister, kes Karepal on, noh, ütleme niimoodi, et ega ta ei ole oma oskusi ja kunsti ja seda pole kellelgi üle andnud ka, nii et... No, seda siis võib ikka asjatundja mehe sinna kaasa võtta, kes ikka paaditegija on, oskab küsida ja oskab näha ja rumal inimene nagu mina ei oska küsida, mis vaja on. Sa pead ikka ise põhjalikult tööd tundma. Proportsioonid, oskus kuidas ja, et oleks kandevõime ja kiirus ja nii edasi. Sama Kallega koos minema. Jaa, see oleks tõesti, jah. Ma hakkasin vanu pastate tegemist õppima, siis läksin ka vana rootslase. Ta rääkis mulle nii palju, et ma õppisin, teadsin, kuidas teha. Aga tema enam ei osanud. Aga nii, mis ta ütles paar sõna, oli mulle sellest küll, et ma sain olulisi informatsiooni. Andsin tal materjali ka kätte, ta ei teinud ikka valmis. Aga juba nii palju, kui ma analüüsisin seda, siis sain hakkama. Aga muidugi võib-olla need mehed, kes need piirituse paatidega sõitsid, elavad Stockholmis. Nii et seda jälgi peaks Stockholmist ajama hoopis. Ei tea. Meremuuseum tõi tagasi ühe paadi, millega üle mindi, aga see ei olnud kiirpaat. See on vist meremuuseumis. Aga eks kui suvel nüüd rahvast liigub, eks ma küsin nende Rootsimaa meeste käest ka, aga siis näid. No selle ajal kasutati neid kusagil kahetsilindised polindrid olid, eks ole, statsionaarselt ja siis statsionaarmootor. Ikka statsionaarmootor. No räägite ka lennukimootoritest, ma ei tea. See oli võib-olla rahva niuke. No see on muidugi jah, lennukimootor tähendab kiirete pööretega, sellepärast võib-olla nimetati lennukimootoriks, aga eks ta sellepärast lennukimootor on. Midagi muud. Üks raamat on see Sailing to Freedom. See räägib seda, kuidas kapten Palberg läks oma purjejahiga üle Atlandi ookeani. Ja 127 päeva läks üle Atlandi. Nad oleks peaaegu nälga surnud sinna kätte. Ja ma ei mäleta, mitu inimest seal paadis oli, nad purjekaga läksid. Aga no Ameerika rannikul siis mingi sõjalaev nad püüdis ära ja andis neile vesi lõppes otsa. No see oli siis, kui nad Rootsist põgenesid, kui nad kartsid väljaandmist. Aga noh, neid paate, mis üle Atlandi läksid, neid oli umbes paarkümmend. Aga ühest on raamat kirjutatud. Nii et see oli niuga paaniline põgenemine. Siit Soome läksid, noh see oli juba valiti vaikne ilm ja läksid. Siin merepaate niisuguseid on väga vähe ja need, mis on toodud, need igasugused plastikut ja ilmel Laapa näitas. Ega siin meri, iga paati ei pea vastu ja see oskus on ka ikka praegu seda meeste käest niimoodi. Minnakse nii julgelt peale, täna vast on 2 meest läinud.
kaks. Mohni pealt ja Lobinevat. Tänav Lobine või Lobinevat ja. Selles mõttes on ju. No, kaluritega pole ka midagi juhtunud. Elu kogenud mehed on. Aga nüüd on ka, et paat on hea, paat on kallis, minnakse nüüd odavate paatidega. Oma pellaga mingisuguse asja ja see on ka. Kummipaat veel kõige hullem. See on Tuul viib ära siis püüa. Sealt mis Vainult pealt see oli palju. Kuskil 4 miili juba haldast enne kui laev kätte sai. 4 miili jah. Need olid need naised või? Skuutriga. Skuutriga, mis läksid. Siis olid ehmatanud küll juba, jah? Muidugi. Aga neil oli õnneks olid päästeülikonnad ja päästevestid ja kõik. Ülikond ka ikka, jah? Ja päästeülikondas ja nad olid ka külmunud nii, et. Aga nii, et siin oli ilma absoluutselt igasuguse varustust. See päästeülikond on ikka päris asjalik. No jah. Jääd ikka vee peale alati. Aga maatuul on see muidugi. Ta viib su nii ära, et. Mis paatidesse, Tallinnas laevaremondi teas teeb ju paat, eks ole. Ma olen hinda küsinud. Ma lasin endale teha ise. Kuskil 14 500. On kogu aeg nagu piirivalve kordlen ja et kas te võite äkki rääkida selle maja saatusest nagu edasi, et praegu on siin muuseum ja nad ütlesid ka piirivalvur ja te ilmselt enne just, kui ma tulin, siis natuke arutasite neid oma asju, et äkki räägite nagu minu jaoks ka midagi, et kas see maja mõnes mõttes ja Aarne ka jääb piirivalvurist edasi tööle või jah? Sellest siis nii palju, tähendab, kuna meie peadirektor on hästi merelembiline, meremees eluaeg olnud ja peale selle nüüd piirivalvur ja kuna Käsmu on seesama maja, siin on ajalooliselt olnud kogu aeg kuidagi seotud piirivalve ja piirivalvamisega. Saksa ajal siin oli vist tolliamet oli selles samas majas ja. Merekooli juhataja, kui merekool oli merekooli juhataja, oli Käsmu sadama kapten ja tolli ülem ka. Tolli ülem. Kogu aeg on olnud seotud ja siis tähendab tuldi otsusele, et võimalik, et siin vormistada piirivalve muuseum. Tähendab, eks jääks siis üks kodulooline osa, kuna Käsmu on selline kuum koht olnud kogu aeg meresõidu suhtes, eks ole, ja siis teine osa võib-olla, et siis nagu piirivalve ja kuna Arne on kogu aeg siin sellega tegelenud, on kogemus ja siis hakkame seda rada pidi edasi minema. Ja loomulikult siis, kus tehakse teed, seal peatakse palka saama. Nii et see peaks niimoodi minema, siis on asi läheb edasi, aga kui nii vireleme siin siia-sinna tema entusiasmina ja siis see ka ei ole nagu lahendus. Piirivalve ajalugu on siin päris pikk ju, see maja on nüüd 120 aastat vana, siis oli siin need piirivalve kordunud siin lahe ääres on ju, ja see sõbrakaubanduse puhul oli ta Vabasadam, oli ta juba minu teada 17. sajandil ja päris huvitav on see Krimmisõja aegne Inglise blokaad, mis on ka piiri ajalugu, eks ole. Inglise laevad olid siin, veeti soola, sellega läkski Käsmumehed rikkaks, tänu sellele kinnisele piirile. Nii et siin on need piiriga on see elu seotud kõvasti. Ma just mõtlesin, et kus esimene raha tuli. Esimene raha tuleb alati kusagilt kerge. Palgaraha eest ei ole keegi laevaga ehitanud. Või on meest ise ehitanud, aga palgaraha eest ei ehita. Ja see soola vedamine, see andis selle hoo sisse. Aga tänu inglastele, kes blokaadi tegid merel, eks ole. Jälle mingisugune. See oli eelmise sajandi keskel. Nii et selles mõttes on see ajalugu päris huvitav ja muidugi see Rootsi aeg veel, see Põhjasõja aeg, kui Rootsi laevad siia tulid oma selle sõjamoonaga Narva lahingusse 1700. Nii et selles mõttes on siin traditsioon on juba varsti juba kindlasti 300 aastane. Nii et Tallinna linnas ei leia piirivalvega seotud maja sellist. Ei ole. Jääkalas vist on, oli üks vanem maja. Mantel korstnaga pidi lausa olema. Võib-olla. Aga nüüd tegelikult merepiirivalve meil esimesed kursused olid siin 91. aastal siin Lainelas. Ja siis venelased olid veel siin. Ja
Käisid lugemas teile ka vist veel? Ja vot tegelikult see oli niisugune moment võib-olla, et mulle jäi meelde, see oli esimene kord, kus tähendab venelased otseselt nimetasid vaenlaseks meid või vastaseks ja tähendab see kordoni ülem oli, kapten oli Obuhov oli ta nimi. Ja siis aitas meid, relvi meil ei olnud, midagi ei olnud ja siis õpetas seda piirivalve, ütleme, mida nad võisid meile lubada, eks ole. Radarvaatlust ja siis relvaõpetus ja siis jäljetehnika ja niisugust asja kõik õpetasid meil. No ja siis leppisime kokku, et maksame siis selle õppetundide eest mõningase summa. Ja siis tal läks väga kehvasti sellega. Ja tal öeldi kohe näkku, et tähendab, et sa oled ennast vaenlasele maha müünud. Tähendab, siin kõlas esimene moment, kus nimetati vaenlaseks. Mina siia tulin, nad olid veel siin ja järgmine päev läksid ära. Ma ei teadnud, ega nad ei öelnud mulle ka, et järgmine päev ära lähevad. Ja mõtlesin, et mul on niisugune plaan, et tahaks aga muuseumit siin pidama hakata. Siis see mõte juba oli, otsust ei olnud mingisugust. Ja siis nad kinkist mulle raamatu Pagranitsnije vaiska pri Baltiki ja kirjutasid mulle sisse Käsmuskom museeju. Ja minu teada, kas ei olnud see sama, mul on see autogramm seal alles. Oomukov, jah. Aga meil oli see täitsa kõrval, et selles suvilas oli. Tema sai niisuguse. Nojah, nimetas, tähendab seal. Aga igal juhul see mees suhtus küll mõistvalt meisse. Tema poliitikate teele oli spetsialist lihtsalt. Aga muidugi võrrelda seda, et nüüd siis oli, temal oli 10 meest lõpuks, aga siin on ka 50 meest olnud, eks ole. Millised jõud on meil vastu panna ja millised olid Vene riigil vastu panna. Neil standardne kord oli 52 meest. Nii oli, ma tean 52. No meil peab siis 2 meest selle töö ära tegema enam-vähem, eks ole. Nojah, kui arvestades kõike seda tähendab isikkoosseisa, mis neil oli, tähendab alates valvelaevadest ja lõpetades helikopteri eskadrilliga. Neil oli kusagil ligi 4000 mehe. See oli Rakvere rajoon siis või põhjal? Tähendab Rakvere atriaat. See oli niimoodi Kabernemest kuni Narva-Jõesuuni. Kuskil 4000 koos. Või milline tehnika veel peale selle. No see on ikka. Nojah, palju see tuleb, siis see on 4 või mitu inimesse kilomeetri peale tuleb. Siin on kuskil 200, 300 kilomeetrit, ütleme niimoodi. 4000 ja palju siis kilomeetri peale tuleb. Ja peale selle, neil ei olnud sellist ülesannet nagu merepääste ja siis need piiripunktid, mis on rahvusvaheliselt avatud ja nii edasi. Neil seda üldsegi ei olnud. No nendel oli ülesande hoopis kalda poole vaadata, mitte mere peale vaadata. Nad pidi ikka vaatama, et kas keegi juba paati merre lükkama hakkab, et nad selle ära näevad, eks ole. See oli traditsiooniliselt. Teistpidi. Neil on... Ja probleemi ei ole siiamaani. 10 korda vähem. Rohkem. Ja saame hakkama, mis seal ikka. Linnud lendavad üle ja ei olegi probleeme. Aga siis ma usun, et kui see muuseum saab piirivalvemuuseumi staatuse siia, siis loomulikult tekib ka mingisugune eelarve ja et siis sellest rahvast käib ju palju siin. Aga kellele siis Arne Padali jääb, kas ta jääb siis niisugune nagu piirivalvur, muuseumi eksponaat või jääb muuseumi juhataja või mis tema? See ei ole minu lahendada, ma ei oska nüüd otseselt seda nüüd konkreetselt öelda küll, aga kui ta on nii palju siia pannud ja ta on võimalik, et ainuke kogemustega inimene, et ta peab seda tööd jätkama. Mul on muuseumis Vene piirivalvuri topis, eks ole, no siis mina olen Eesti piirivalvuri elus kehastus, eks ole, nii et selles mõttes ja Tsaari piirivalvurist saame panna jah, topist ei tee, võib-olla siis teeme panen pildi välja, nii et erinevad ajastud erinevalt. Saksa piirivalvurist paneme vormi välja, no siis teeme erinevalt võib-olla, eks lahendusi on palju. Külapoisid tegid selle topis, jah? Mina ei osaks seda välja mõeldagi. Poistel need sõja asjad meeldivad ja eks relva asi on ikka huvitav alati poiste jaoks.
ja eks see samad see laagri asi ja poistele hakata õpetama. Relvad nüüd on juba nagu ei ole nii aktuaalselt, kaitseväeline selline on jäänud teisele kohale, aga kuigi on ikkagi nüüd juba tähendab nende olemasolevate seaduste kehtestamine siin ja nende järelevalve. Ja seda ei ole vaja just päris relva juhul teha. Aga keda see Aarne siin püüdma peab kõige rohkem siis kas niisuguseid piirijooksikuid või piirituse vedajaid tänapäeval või? No kolmas oli. Ei üht ega teist aga kolmas see võib olla niimoodi, et need inimesed, kes meil siin käivad, need alused ja need on enam-vähem distsiplineeritud. Ja siis meil on esimesel kohal praegust on ikkagi merepääste antud. Ja siis on vajalik sellised inimesed, kes ikkagi teadsid ja objektiivset informatsiooni võrdlemisi kiiresti edastaksid meile, me saame teha päästetöid. See on üks asi, aga teine asi, kui tuleb ka mõni alus, et siis lihtsalt teataks sellest, et tuli mingi välislaev ja kas on siis hädasunnil või muul eesmärgil siin tähendab tuli siia, et siis oleks siit informatsioon lihtsalt. Kalapüüdja. Kas see majakas, mis siin on, kas see läheb ka nagu tööle? Ma ei tea, see on nüüd rohkem tuletorniteenistuse kompetents, aga eks ta ole kui ka vist kuuluks selle muuseumi kompleksi juurde minu arvates. Ma tahtsin vahepeal küsida, selle Lopi külal oli mingi raketibaas oli ka väljas seal, eks? Jaa, see Lahel oli jah. Lahel oli jah? Need olid, see kuulus selle õhukaitse polgu süsteemi, tähendab üks divisionidest oli siin. Mingi aastaid tagasi üks rakett läks neil lendas lahti või enne? Jah, oli küll jah. Mingi maikuus. Jah, oli küll jah, see oli juhus. Kas ta on lahval või? Aga ei olnud see väljas seda ei? Ei, see oli kusagil laepojas siin ole. Ta ei plahvatanud praegu? Nojah, seal on omad kaitsesüsteemid, nii et ega ta mingi eksimusega õnneks. Ta võib-olla randarakett läks ainult. Aga kas ta oli laengut, seda ma ei oska öelda. Oli lihtsalt randarakett ja ilma laenguta. Anja, sul tuli külaline, kutsu kaunist daam maha. Näegi seal pilguks ja või? Ma nägin, millised varbad sul on. Ja Anna, ma mõtlesin tegelikult küsida, kas ma võin korra helistada. Peab mulle helistama. Helista muidugi. Mul on mobiiltelefon seina peal, sa ei tunne või? See puust kasti sees. No sa oled nii palju reisinud, sa kõik nagu... Kus sa nüüd tuled siis? Kotlandi saare. Mis me teeme tutvumisõhtu või mälestuste õhtu või mis me teeme siis? On sul pilte ka kaasas või? Midagi, mis sa saad sain? Pilte kätte saanud. Ise tegid jah? Aga mis seal Kotlandil oli? Seal oli üks workshop. Sa tegid tööd? Puust või? Paberist. Paberist, kivist, riidest. Tead, mis oli naljakas, esimene päev küsis üks venelane minu käest, et kas ma sellist kohta tean nagu Käsmu. Ja see oli minu naaber olnud 15 aastat. Tallinnas? Ei, Pine juures. Ah, soo. Mis ta siin tegid? Kunstnik mingi või? Jah. Mis ta küsis? No ma ei tea, see ongi naljakas, et oleks võinud ükskõik kelle käest küsida seda. Tallinnas. Tema suurid. Moskvast teeb, eks ole? Moskvast, jah. See Pennil olid üks tüdruk või? See oli 3 tütart või?
midagi niisugust tüdrukud. Mina mäletan, pisikesed tüdrukud olid seal. Mingi juudi perekond vist oli. Veera. Ja seletasid talle ära siis? Ei no ongi naljakas, tähendab kõik 3 reisi, mis ma viimasel ajal olen käinud on, kõik otsatavad käsmu. Kus sa enne olid seal? Ei no sügis, kuidas? Nüüd oli ka Rootsis see? Nüüd oli Rootsis, jah. Mis enne oli? No enne oli Austrias ja Saksamaal ja ükskõik kuhu ma ei lähe, keegi küsib mu käest, et kas sa käsmut tead Eesti? Tuleb välja, et see on tähtis rahvusvahe keskkond. Ja tal olid head mälestused siis selles? Ei no loomulikult, ma nagu ainult käsmust rääkisin. New Yorgis pidi olema mingi Vene avangardistide mingi grupp, kellel oli siis nende käsmuperiood on olnud selle grupil. Ei no tema kuulus ka sinna gruppi. Nii sama grupp ikka, jah? Jaa. Aga kus ta elab siin praegu? Tema elab Moskvas. Nii elab Moskvas. Nüüd on mingisugune seltskond on sealt läinud siis. Ei no oligi, tähendab, kui ma olin Saksamaal, siis oli seal mingi seltskond, kes olid emigreerunud Saksamaale. Ja nutsid seal oma käsmumälestusi taga. Ja naljakas, et ma ju kunagi ei tundnud neid inimesi siin. Ma mäletan mingit kampa, kes siin küla vahel patseeris, aga ma ei tundnud kedagi isiklikult ja nüüd tagant järgi viivad otsad kokku kõik. Väga huvitav. Need, kes mäletavad käsmut tsaari ajast veel või need on 90-aastased inimesed Saksamaal. Vana paruni tütar ja poeg elavad ja mõlemad on veel 90 aastal. Ja nendel on ikka see käsmumälestus ja need kirjutavadki minu emaga. Ja nendel on see nostalgia ja neil on muidugi see Vaterland ja Heimatland ja 2 erinevat asja. Naljakas on see, et siit on meeletud massid läbi läinud ja imelik, et neid seda kunagi siin kohanud, et kas ma nagu koht või mis kiidab nagu inimesed endast ära. Ja ega nad välja ei paista, millised korüfeed on läbi käinud, pärast kuuled, kui ära keegi surnud on, eks ole. Ja ise ka ju tuleb siia selleks, et üksi. Jah, täpselt. Siia ei tulla ennast näitama, vaid siia tullakse ennast. Eks sa ise tead, milleks see tullakse. Mina enam ei tule, eks ole, aga ma olen, aga. Ja mingi magnet on olemas, et kõik need, kes siin on kunagi käinud, kas või see Veera, kes pole nüüd 4 aastat käinud pärast seda Butši ajal oli siin. Me olime kõrvuti majas terve suve. Esimest pole mõtlenud otsas. Ja kõik nad mõtlevad selle kohta taga. Mina ei tea. No kindlasti Pärnu ja mis kuulsaid kohti Eestimaal, aga mina olen muidugi ei ole erapooletu ja minu meelest see käsmusel on oma mõju ja tuleb välja mitte ainult minu peale, vaid on ka teiste peale, aga võib-olla keegi, kes suvitab Eismaal või suvitab Bergis on samasugused mälestused, aga eks siis need inimesed saad omavahel jälle kokku, aga nende käest küsitakse, et kas sa Bergit tead, eks ole. Kui sina oled käsmu inimene, sinu käest küsitakse, sa oled käsmu nägu ilmselt siis. See on mingi inimesel saab mingisugune ära, inimesed tunnevad teineteist ära. Sest keegi ei ole kunagi minu käest mõne teise koha kohta küsinud. No see, sa ei ole Saaremaa nägu, eks ole, ja. Või sa ei ole Haapsalu nägu või Pärnu nägu. Ja see oleks muidugi huvitav statistika ja ma loodan, et see statistika läheks ikka käsmu kasuks, aga ei tea. Ei tea. Ja see on põnev. Aga küll tal mõju on ikka omale. Suvel on mõju ja merel on mõju ja see on sajand. Tänavu aasta on käsmu suvitajad juba käinud siis siin 156 aastat. Nii et 156 aastat ja no mitu põlvkonda see teeks siis juba suvitas. Kes on siin oma lapsepõlve võetud, mõni ütleb, et ma 30 aastat olen suvitanud käsmus, mõni ütleb, no lapsed on ikka üldiselt niimoodi, 10-15 aastat, eks ole, kui ma hakkas lapsepõlvest pihta. Saab täiskasvanud inimeseks, ta ei peagi enam siia sattuma, no siis 10 põlvkonda, kui 15 aastat võtaksime niisuguseks suvituspikkuseks. Siis see on metsik aeg, mis juurde niimoodi tükkideks jagama. Ja ühel suvel on käsmus siin 500 inimest,
ma ei oskagi nii palju korrutada, eks ole, kui 15-ga. See on tuhandeid teeb välja, eks ole. Oma 10 000 inimest, kes on siis siit läbi käinud. Ja on aastate kaupa käidud ja kes on 2 aasta, 3 aasta kaupa käinud, aga jah. Neid patrioote on väga huvitav muuseumis näha. Tuleb siia, et ma olen ju kasmukas, eks ole. Ja teda ei ole kunagi. Kasmus on need inimesed, sellised huvitavad, kes annustavad üksingus. Ma olen lihtsalt selle põhjal siis hakanud arvama, et isegi näiteks mitmed kolleegid, kes omavad siin maju või huvitavad, ma olen Viiga Tallinnas või kuskil mujal saanud võtta, mis mitte kunagi Kasmus. Eesti muuseumi peavadavaid ja see ju. Ta käib nii vaikselt, et ta ei taha üldse kusagile välja ennast näidata, eks ole. Kas siin on neid ja lõpuks tuleb välja, et ma olen ammu siin olnud, eks ole. Ja kõik me jalutame metsas niimoodi, et ei sattu kokku. Muidugi Võsule minnakse ennast näitama, Kasmu tullakse ennast peitma. No, loogiline mingi. Kuigi ma arvan, et Kasmu inimesed ei käigi eriti Võsul poes. Vanasti, no ega sinna põhjust jah. Palju põhjust minna ei ole. Meie oma kiitmisega ei jõua selle ühe koha kiitmisega, me ei tohi liiale minna sellega või me ei tea, mis siis jah. Muuta selle ka nii rahvarohkeks kohaks, siin peab olema jääma see intiimsus ja vaikus ja rahu. No jaa, aga need, kes tulevad siia lugu tahtma, nendel polegi siin midagi teha. Õnneks ei ole siin mingit pavareeb. Vist jah. Ainult suve võiksid see paremini tellida. Mina saan kõik oma soovid esitada otsusele ülemusele, eks ole. Tema siis vastavalt jälle ja samme kõrgemale. Nii käib see niisugune. Ja vana jumal, kes esitab aasta ilma. Ma mäletan Moskva inimesed ütlesid, kes see. Ja ei olegi ainult Moskva traditsioon, et Viini traditsioon on isegi vähemalt 100-aastane Viini ülikooli traditsioon. Nüüd on imbi siin Viini ülikoolist. Vanasti oli professor Schröder. Nii et kohti on küll. No kena, vaata seda telefoni või seal seina peal saab ka seda. Ei, ma lasen endale tagasi helistada. Vaata sealt. 136 oli number. Jah. See huvitav küll, jah. Et venelased, meie mägi sai õppisid ära. Ogalikke püüab ja ogalikke saab kätte, aga nüüd ise jääb võrku. Eile helistati, et uks on valmis, siis ma võin ukse ette panna ja ukse oskad sa lahti teha, aga võrku sa lahti ei saa. Ega see kala ka jääb võrku. Koera võrk. No mägi, mis on? No näed, sa õpid ära midagi juba lõpuks. Õpid ära. Kuidas võrgust välja saab ja? Väga kaval oled sa. Aga kõrvad on sul märjad ja mitu ogalikku said siis? Räägi. Ta ogalik võtab kinni, toob kaldale, viskab kalda peale. Jahikirg on ikka ise linnukoer. Aga teed kalatööd. Siin majas teevad kõik kalatööd, meretööd. Ei tea, mis kella. 3:04. Kena, oleme selle asja klaari saanud. No loodan ära Spirituse kuningaid unusta. Tõesti arenud midagi. See mees oli väga huvitav. Aga selle mehed tehtud on jah, need on Narva Jõesuu paadid ja nüüd olid lätlastele teinud 22 meetrise paadi. Selle suure Muhumaa mehed. Selles mõttes on nii. Meil on möödunud aastal. Peeter Toomik tegi meil ühe ilusa võtte. Vist Osoonis Saare peal, Vainu pealt. Vainu lõia juhti ja huvi tunnete siis. Olete tere tulnud. Kullest, Liina Kull, oli see Riina või Liina Kull? Tema tegi siin Vene sõjaväe piirivalvest ju, need on ka olemas intervjuud nende Vene piirivalvuritega. No nii arhiivi jaoks või oleks täitsa niisugune huvitav, ta ma ei tea mitu. Ta tegi filmi, aga see materjali kasutamata.
ma olen teda käest nüüd nuianud seda materjali, see oleks piirivalvemuuseumi jaoks väga oluline materjal. aga esimene piirivalvemuuseumi asi mul on olemas nüüd siis see lipp kingiti, see Pikkeri lipp. Mis mul piirivalve, siin lastelaagris üleval oli, see oli laevalipp siis nüüd. aga nüüd jah, et mitu meetrit müüri läinud, näed, ma näen, kes külla tulevad ja vot siit täpselt rõdu pealt ei näinud enne. ma lohutasin neid, et see on ikka nagu peale.